Järgmine kõneleja Scott Heron. Me kuulsime teid juba ka eile. Scott Heron on UNESCO tegeleb kliimamuutuste haavatavusega. Ta on füüsikaprofessor James Coopi ülikoolis Austraalias ja Scotti uurimisrühm tegelebki just kliima haavatavustega pärandi puhul ja siin on kasutusel kliima haavatavuse indeks ja ta on ka 2021. aastal nimetatud üheks maailma tippkliimateadlaseks. Ma olin peaaegu kõige viimane, aga enne kui me alustan, tahaksin palun, et pange oma telefonid maha, tõuske püsti. Mina töötan korallriifide juures ja ma tahaksin rääkida teile nendest. Esimene tüüp on nagu puu moodi korallid ja kui nad kasvavad, siis ma tahan, et te teeskleksite, et te oleksite ka nagu need puutüübi korallid. Kõigepealt nad alustavad nagu väiksed idukesed ja siis nad hajavad oma harud kõik laiali niimoodi ja mõnikord nad kukuvad ka ümber, eriti kui on orgaanid või tsüklonid, aga siis on teist sorti korall. Need on niisugused nagu kivide moodi, nad näevad välja nagu kivid või kaljud ja nemad alustavad ka väikselt. Ja siis nad kasvavad suuremaks ja suuremaks, aga kasvavad väga aeglaselt, liiga kiiresti kasvate. Väga aeglaselt, tasa. Ja kui nad on umbes nii suured, siis nad on umbes 500 aastat vanad. Et anname teile konteksti siin. Ja veel üks tüüp on olemas. Nad on nagu need puutüüpi, ainult nad kasvavad suureks ja siis nad lamanduvad ära. Kõigepealt kasvate. Ajate ennast laiali ja lamandute. Ja neist saavad sellised suured nagu lauaplaadid. Ja me kutsumegi neid lauakorallideks. Ma ei tea, kuidas teil, aga mina pidin seda harjutust praegu võtma, sest ma olen juba liiga kaua istunud siin. Nii et palun, võtke istet jälle. Show us now. That's called coral yoga. No, I don't know. See on koralli jooga. New yoga, nice. Thank you for indulging me. Suur tänu, et tulite mulle vastu ja tegite seda harjutust. Ja siis te peate vastu ka järgmised 3 kõnelejat, enne kui jõuame paneelarutelu juurde. I'm unusual in this room. Mina olen täiesti ebaharilik siin. Ma ei ole ehitaja, ma ei ole pärandhoonete inimene. Ma olen keskkonnateadlane. Ma olen okeanograaf väljaõppelt ja ma olen kliimateadlane oma tegevuste ja teadusuuringute poolest. Ma ikka töötan korallrahudega ja mangroovidega ja mererohuga ja kõikide nende asjadega, mis ranniku ääres on, mis on olulised minu maailma jaoks. Aga minu maailm ulatub ka kultuurilise ja loodusliku pärandini ja sellepärast ma olengi siin täna ja suur tänu, et te mind kutsusite. Ja tahaksin tunnustada ka oma kaasautorit John Dade, keda mõned siin saalis teavad. John oli Austraalia loodusliku pärandi osakonna juht. Ta tegi oma doktoritöö selle kohta ja siis tollal, kui meie hakkasime neid asju üheskoos asju arutama, siis me jõudsime järeldusele, et meie kõik teame, et kliimamuutus mõjutab pärandit. Ja siis aastaid tagasi me istusime maha temaga, et kuidas me saaksime kaitsta, et välja mõelda, missugused on need kõige suuremad ohud kliimamuutustele.
nõnda, et saaks valmistuda juba praegu. Ja me töötasime välja sellise asja CVI, see on siis kliimahaavatavuse indeks. See on kogukonnale suunatud. See tähendab seda, et me vaatame konkreetse pärandvarale, ma räägin maailma pärandvarast, see võib olla looduslik, see võib olla maastik, see võib ka olla hoone. Ja me kasutasime olemasolevaid parimaid andmeid ja kasutasime sellist kaasavat protsessi, võtsime kogukonna alati kaasa ja me tegime analüüse maailma pärandi varandustega, mis olid, mõned olid väga väiksed, mõned väga suured hektaritelt, ookeani, ranna, mere, maastiku, linna, looduslikud, kultuuri, segapärand, kõik niisugused olid arvesse võetud, et anda teile mõningaid näiteid mõnede nende analüüside kohta, mis hõlmasid hooneid, sest mulle ju öeldi, Scott, räägi hoonetest. See on näiteks Rorose kaevanduslinn ja see piirkond tema ümber. Siin on vanad hooned, mõned ajaloolised kaevandussüsteemid, enamasti kõik on puust ehitatud või puidust. Brüggenis, Bergeni linnas on jällegi üks puitasum ja nagu te näete siin piltidel, on ka mõningaid jõupingutusi tehtud restaureerimiseks ja nende vajadust ja nagu te näete siin puidust laohoonete all on vanad puidust puitstruktuurid, mis on vees säilinud. Siis meil on Edinburgh vanalinn ja uuslinn. Ja vaadake siin lõpuks, mul on mõned raamatud kaasas, ühe ma juba lubasin ära, nii et viimane eksemplar on mul alles, praegu ainult siin vaadake, aga ärge ära viige. Siin on kivist hoone vanalinnast ja väga palju selliseid segastruktuure ja tahaksin osutada sellele aiale siin ka, sest osad teist ju jälgivad siin mitte ainult hooneid, vaid ka seda, mis nende ümber asub. Siis Leedus Kurasäär, seal on terve rida erinevaid hoonetüüpe ja siin on ka näha seda, kuidas kasutati traditsioonilisi renoveerimise viisi, traditsioonilisi tehnikaid selleks, et renoveerida neid hooneid. Mida meie teeme selle kliimahaavatavuse indeksiga? Me pöörame tähelepanu 3 kliimastressorile, mis on kõige tõenäolisemalt ohustavad pärandit mingis konkreetses paigas. Ja nii me valime need 3 tükki välja sellise aruteluprotsessi kaugus ja teeme alati seda üheskoos nende kohalike inimestega. Näiteks, kuidas see toimub? Shark Bay Lääne-Austraalias. Seal on pikaajalised muudatused temperatuuris ja lühiajalised temperatuuriga seotud sündmused ja need võivad just seda paika mõjutada kõige rohkem ja selle pärandväärtust. Ja tormide tugevus ja sagedus valiti samuti välja, et need muudatused, mis tormides on toimunud. Kui ma järgmiseks nuppu vajutan, siis te näete rohkem värvilisi kastikesi siin, erinevaid värvilisi nimesid ja need on, paljud neist on siin siia lisatud. Ja lõpuks meil tuleb ka väike viktoriin. Nii et vaadake, siin tulevad erinevad nimed, värvid, ruudukesed, Šotimaa, Norra, Aafrika, Austraalia, Austria. See on kõige viimane, kõige värskem lisandus. Ja mida ma sellel pildil näen? Esiteks paistab, et temperatuur mõjutab paljusid paiku. See on see kõige pikem nendest tornidest. Aga ainukene asi, mis minu jaoks tõesti silma torkab, on see, et kui me vaatame neid 3 ohtu, mida on toodud kõige tõenäolisemad mõjuritena välja toodud, siis need on erinevad kombinatsioonid iga ühe puhul.
ainult üks erand on. Ja selle erandi puhul on valitud tormid. Aga isegi sel puhul üks on tuul, Aafrika, Sahara tuuled, mis tulevad Nigeeria suunast ja siis on ookeani äikesetormid, mis tulevad rannikule, nii et erinevad tormid on seal siis, aga sõnum on siin selles, et meie pärandpaigad, seda mõjutavad kliimamuutused, aga see mõju on erinev. Ei ole jällegi seda, et ühe mõõdupuuga saab kõiki lahendusi välja mõelda. Ja kindlasti teie olete seda sama kogenud, kui te vaatate erinevaid hoonetüüpe või ka erinevaid hoonetüüpe erinevates kliimavööndites või ka erinevates riikides. Siis te mõistate, et ühte reeglit ei saa samal moel igal pool rakendada. Wildfire down the bottom here. Ja siin lõpus on ka metsatulekahju. See ei olnud nende 15 stressori hulgas, mis me ei arvanud, et see hõlmaks kõiki maailmapärandi paiku. Aga meie tööriist on selline, et siia on võimalik juurde lisada 16, 17, 18. Nii et see on esimene kord, kui me siis midagi juurde panime ja esmakordselt valiti ka seda 3 suurima ohu hulka välja. Kui me Šotimaad vaatasime, siis on võimalik neid erinevaid kliimastressoreid võimalik siin näha. Siin näed, kõiki 3 puhul tuleb välja sademed, tormid. Šotimaa jaoks paistab olevat vihm väga oluline. Seda muudkui sajab. Erinevaid skoore tuli muidugi haavatavuse kohta välja, aga meie vaatevinklis ei ole nii palju mitte, et mis on suurim oht või mis on see skoor, haavatavuse skoor, aga pigem ikkagi see, mida me saame selles osas ette võtta, et mida me saame praegu teha selleks, et valmistuda nende asjade jaoks, mis tulevikus tuleb. See on selle tabeli alumine rida. Selle nimel me oleme töötanud oma partneritega. Ja näiteks Orkney saared Šotimaast põhja pool, näiteks kui on väga palju neid kiviaegseid Orkney saare kiviaegsed mälestised, kui on väga palju vihma ja liiga palju külastajaid, siis on siin väga keeruline olukord ja kohalik kogukond otsustas, et nii palju enam kruiisilaevadega tulla siia ei tohi. Ja siis Edinburgh, uus ja vanalinn, üleujutused, see oli põhiprobleem ja vaja oli uut üleujutuste mudelit välja töötada ja see toodi ka välja meie töörühmas ja seda on nüüd hakatud kasutama. Aga lisaks sellele There's a quote that comes out of the Society for the Protection of Ancient Buildings. Every town saved by not carrying out preventative maintenance on iga nael, mis on kokku hoitud ennetuse kaudu, võiks minna maksma remondikuludeks 20 naela 5 aasta pärast, kui see on juhtunud. See on tagasivaatav tegelikult, sest kui ma võtan selle praegu uuesti ette, et iga nael, mis on investeeritud kliimamuutuse ettevalmistusteks, siis selle kaudu oleks võimalik kokku hoida rohkem kui 20 naela remondi peale järgmise 5 aasta jooksul ja järgmise 5 aasta jooksul ja järgmise. Nii et kui me parandame asju nõnda, et asjad ei läheks halvemaks, siis see on tegelikult sama, mida ma siin paremal pool püüan ütelda. Ja mõned tegevused, mis Edinburgh's toimuvad, muudatused, näiteks mida tehakse vihmaveerennidele, et need oleksid sügavamad. Kuulsime eile ka sellest, et Will McGarrilt, kes ei ole siin, aga oli ka meil siin kohal. Nii et üks strateegiatest on, et ka neid vihmaveetorusid laiendada.
nii et vihmavesi, see tulevane vihmavesi, see ei ole see tänane vesi, see on see planeerimine 10 aastaks ette, aga seda tuleb kombineerida ka selle üleujutuste mudelitega, sest kui katuselt vesi maa peale voolab, siis maa pealt peab ta ka kuskile minema ja kui ta tuleb rutem alla katuselt, siis peab planeerima, kuidas see vesi ka maa pealt ära kiiremini saada. Ja siis veel üks variant. Paremal pool on meil pilt, et on tarvis siin kive parandada, et siin on toimunud tulnud vesi, siis on ta jäätunud, siis ta on vesi on ajanud need praod suuremaks, aga kui tulevikus tuleb soojenemine, siis tegelikult Edinburgh'is hakkab olema vähem külmumist ja sulamist, siis sellest saab võib-olla väiksem probleem 10 aasta pärast või 20 aasta pärast kui praegu. See on ka üks osa planeerimisest. Võib-olla ma pean kulutama raha nende sügavamate vihmaverennide jaoks, aga võib-olla õnnestub mul kokku hoida jälle sellest, et neid kive tuleb vähem parandada. Ja kumbki on seotud kliimamuutustega. Peame leidma ka viise, kuidas poliitikuid abistada selleks, et nad oleksid valmis kulutama raha. Vähemasti mina püüan seda asja nõnda esitada. Kui me vaatame Norrat, sama protsess toimub siin. Te näete 3 põhilist stressorit. Mereveetõus ei ole suur probleem, sest Brügges aga näete, siin on kõik kollased. Isegi kui see sama skoor on haavatavuse kohta, siis on need tegelikud meetmed, mida on võimalik võtta reageerimiseks. Ja see aitab valmistuda tulevaste muutuste vastu. Here we go. And by way of example here, ja siin on üks näide Bergenist. Üks kontseptsioone oli neil, et on tarvis kogu linnas planeerida, mida võtta merevee taseme tõusu vastu ette. Aga nüüd tuleb arvesse võtta ka maailmapärandi objekti ja nagu te näete, see probleem on tegelikult juba käes. Ja me võime vaadata ka viise, kuidas hoonete restaureerimine toimub. Ja mina saan asjast aru nii, kuigi ma ei ole ekspert selle alal, et mõned need traditsioonilised tehnikad, mida Brügges on kasutusele võetud või Bergenis on kasutusele võetud, on näidanud näiteks seda, kuidas moodi katust remontida, näiteks terve see hoone on siin üles tõstetud selleks, et vundamenti parandada. Palju sellest materjalist toimub taaskasutuse vormis ja võib siin küsida ka, mis asi see, kas see on autentne, nagu eelmises ettekandes oli. No ja siis ja siin on ka tammide tõstmine, veetase tõuseb ja nii edasi. Need ei ole lihtsad lahendused, siin on väga palju keerukusi, mida tuleb arvesse võtna. Ja jälle see Kuramaal, Kura säärel, jällegi on traditsioonilise tehnikate abil restaureeritud hooneid ja mõned neist tuleb alles uuesti avastada, sest nad on olnud peidus, neid ei osata enam, nii et siin toimub ka teadmiste restaureerimine, mis viib hoonete restaureerimiseni. Kasutatakse selliseid tehnikaid ja kohalikke materjale, nagu siin katusel saate näha parempoolsel pildil. Ja midagi veel, et kasutada traditsioonilisi materjale ja tehnoloogiaid, seda on kasutatud ühes meie analüüsis, see on Nigeerias ja te näete, siin on need onnid, mis on mudast ehitatud ning ja
kohalike puude okstest, aga selleks on tarvis neid puid, et need puud ka kasvaksid seal ja kliimamuutus ähvardab ka seda, et neid puid ei kasva enam. Nii et näiteks siin tuleb tegelda nii looduse ohjamisega selleks, et oleks võimalik ka ehitust läbi viia. Veel muud strateegiad, mida me oleme oma teekonnal kohanud. Soft capping oli juba mainitud ennem, Robert rääkis sellest, et pannakse selliseid asju pehme kate, ühesõnaga pilt näitab teile seda, mis see on. Aga mis siis juhtub, kui on ette nägematud tagajärjed? See on Lalabala Etioopias asuv kirik. Selleks, et kaitsta seda struktuuri vihma eest, et vihm ei sajaks sinna sisse, ehitati selline katus. Aga mis juhtus? Tekkis selline katusealune mikrokliima muutus, atmosfäär seal muutus niiskus ja kaasnes sellega nii palju paha, millest tegelikult taheti ju lahti saada. The Antonin Wall, a different kind of structure, rock foundation, Antonini müür, see on turbamüür, aga ma ei tea, kas see kuidagi seondub ka hoonete perspektiiviga. Ma kihutan siin teistest piltidest läbi ja viimane asi, mida ma tahtsin rääkida. On idee, mida tuleb rõhutada, et ma peaksin Preisimaal töötama, aga kui me analüüsime 49 kultuurilist ja segapärandi kohta India mandril, kas on teatud teemad või mingisugused ühenduskohad, mis üksteisega kattuvad? See, mis puudutab näiteks UV, ultraviolettkiirt, nagu näiteks ICOMOS-i GAP-i analüüs, maailma pärandi kriteeriumid. Me tegime siin 8 mullikest selle kohta, millised on, mis tüüpi kultuurilise pärandi teemasid siin on. Osa puudutab materjale, osa puudutab struktuure ja see aitab kogukondadele aru saada, kellelgi on veel kuskil samasugune struktuur kui minul ja nad kasutavad sama tüüpi ehitusmaterjale, võib-olla teevad nemad midagi sellist, mida mina ei tea. Võib-olla mina tean midagi sellist, mida nemad ei tea, võib-olla saame töötada koos ja võib-olla võivad nemad proovida mingisugust kohandamisstrateegiat ja mina saan teada saada, kuidas see nende jaoks töötas või ei töötanud ja siis saan mina seda rakendada ja siis vaatan, kuidas see minu jaoks töötab ja öelda neile ja siis me saame õppida üksteiselt ja kasvada koos. Sest kliimamuutus ei ole kuidagi aeglustunud ja me kõik peame kiiresti õppima. Ehk siis teadmiste võrgustike loomine on see, mida me selle projektiga tahame saavutada ja me vaatame seda just nimelt meie vaatame seda kliimamuutuste perspektiivist, teist võivad vaadata seda näiteks. Me tahame lihtsalt leida teisi kohti, kus on punased katused, sellepärast, et meil on punased katused. Ma ei tea, kas punased katused on see, mismoodi tagasi tulevad. Ma tahan rõhutada ka see, et me räägime siin ka plusspunktidest. See on see kontseptsioon, kus me ei vaata mitte ainult seda piiri, mille me oleme tõimanud kaitstava ala ümber, aga vaatame seda laiemalt ja vaatame konteksti, milline seda on väljakutsed, ohud, mis võivad tekkida tänu sellele, et meil on kliima mõju keskkonnas ja see on selle dokumendi mõte, mis avaldatakse 2026 niipea, kui ma saan siin toimetajate analüüsid kätte. 3 korda aastas me avaldame uudiskirja, järgmine tuleb detsembris 2025 ja seda avaldatakse novembris umbes 2025 ja see tuleb siis, kui ta tuleb. See võib olla teile midagi huvitavat, ma olen kindel, et mulle Ave annab mulle kõigi e-mailid ja ma panen postitusnimekirja, aga te igal juhul saate selle endale tellida või klikite selle QR koodil kõik need ressursid, muuhulgas see raport ja need jaotusmaterjalid ja mul on üks veel siin, kui keegi tahab seda endale, sest mis ma ei pea seda Pariisi endaga kaasa vedama. Ja seda saab koju viia, seda
on see tumedakaaneline on see, et mina pean selle tagasi viima ÜRO UNESCO raamatukokku Pariisis. Aga kõik need muud ressursid on meil veebileheküljel olemas, sellepärast et me tahame suuta jagada seda informatsiooni nii palju kui võimalik. Ja lõpuks John näeb niimoodi välja. See on see kena noor mees. Nii et minu arvates oleks kena temast pilt siia panna. Ja lõpuks, kuidas te hääldate Eesti nime eesti keeles? So there's a consistency here. Siin on teatud järjepidevus. Rahvusvaheliselt tuntud nimi minu riigil on Austraalia, Estonia, aga teie ütlete Eesti, 2 silpi. Ja Austraalias me ütleme Australia, 2 silpi. Me oleme sisuliselt sõsarriigid, aitäh! Thank you, Scott, so much. Suur aitäh, Scott, et sa tulid siia mitte läbi interneti. Sinu isiklik kogemus, sinuga isiklikult kokkusaamine on rikastav. Aga nüüd küsimused. Thank you again for a wonderful presentation. Suur aitäh väga hea presentatsiooni eest. Mõtlesin seda, et kliimamuutus ei ole asi, millega inimkond esimest korda kokku puutub. Muutusi on toimunud ka varem ajaloos ja eriti me teame neid külmemaid ajastuid, mis meid mõjutavad siin. Kas on mingeid häid analüüse selle kohta? Või analüüse, mida me saaksime kasutada selleks, et veenda, millised struktuurid on alles jäänud varasematest kliimamuutustest, et neid adapteeriti paremini? Ma vastan kahtepidi. Kõigepealt ma ei ole piisavalt ekspert, et vastata sellele küsimusele. Teised saalis võivad teada seda paremini, aga teiseks, mis puudutab ajastuid, siis esimene kommentaar on mul see, et ajalooliselt jah, kliima on väga palju muutunud, aga see, kui kiiresti praegu kliimamuutus toimub, on pretsedenditu. Vähemalt natukene, umbes 800 000 aastat. Ehk siis see muutuste kiirus, mida meie kogeme praegu, see on nagu hokikepi kujuline. See on põhiline erinevus, mida mina uuriksin. Tehnoloogiliselt ma arvan, võime vaadata isegi 100-aastaseid struktuure ja me oleme täiesti teises kohas võrreldes sellega, kus asjad olid varasematel muutuste ajastutel. Ehk minu kahtlus on see, et mida me õppisime, võiks olla asjakohane mõnede kohtade jaoks maailmas, aga väga paljude kohtade jaoks me oleme kaugele läinud, mis puudutab ehitustehnoloogiat ja ma ütlen sellele teades, et rõhutades, et mina ei ole selle valdkonna ekspert. Kuulsin väga head või huvitavat vastust sellele küsimusele Norras. Ja see on täiesti vastupidine olukord tänasele päevale. 15. sajand, väike jääaeg. Tolle ei ehitatud midagi Norras. Inimesed kolisid ära ja ei midagi uut. Nüüd on vastupidi. Nüüd me ehitame väga palju energiatõhusaid maju, nii et olukord on täiesti teine. I've really enjoyed the amount of thought that's going in this space into climate mitigation. Mulle väga meeldib, kui palju te mõtlete kliima leevendamise peale, kasvuhoonegaaside vähendamise, nende kontsentratsiooni vähendamise peale ja need küsimused ja vastused, mida ma siin saalis olen kuulnud, et minu vahepealne kommentaar. Aitäh, suur täna. With knowledge of the people who have lived long time in one place. Austraalia päris põliselanik, kes on elanud väga kaua aega ühes kohas. Minu küsimus on, kuidas saame alustada koostööga nüüd, vahetades lihtsalt informatsiooni? Erinevad koosmõtlemise ringid. Me oleme praegu sõjas. Ressursid hakkavad läbi saama. Kuidas kohaneda praegu selle muudatusega?
Shankar said, Shishi Shankar ütles, et üks sõna, üks tõde, the possibility to work and cooperate have võimalus töötada koos ja teha koostööd reality. energia jaoks ja käegakatsutavast reaalsusest kaugemale minnes. Ma arvan, et parim vastus, mis ma siin saan öelda, on minu isiklik kirg ja see on muusika. Ma arvan, et see või üks viisidest, kuidas ma mõtlen ja räägin sellest, kuidas ühenduda inimestega, on leida selline ruum, mis jõuab nendeni. Sellisel moel nad ei oota seda. Minu jaoks on see, et ma võtan pop-laulud, kirjutan sinna uued sõnad, mis räägivad kliimamuutustest. Kui teil on väga-väga igav, siis te kirjutate Australian Rhapsody. Ma üldse ei väida, et ma oleks tohutu kuulus või midagi, aga 9 aastat tagasi me tegime rahvusvahelise korallriifide sümpoosiumil ühe etteaste 6-osaline Bohemia Rhapsodia versioon korallrahtudes. Kuidas me paneme liikuma inimesed? Me peame leidma emotsiooni ja minu jaoks on muusika kindlalt emotsionaalne kontseptsioon. See on see, mida mina püüan teha. Joonistage, maalige, tantsidege, jooga, kehajooga. See võib olla asi, mis jõuab kellenigi nii, et nad kuulevad sõnumit, et kliimamuutus reaalselt toimub ja meil on vastutus, kui ka võim, midagi siia parata. Thank you once more.